Tervist sõbrad, olen Kristo ja räägin oma tegevustest taksonduses. Sõbrad, reede öö, kell on 12 täpselt saanud juba ja isegi meil siin Mustamäel toimub midagi, mingi rahvas liigub. See on ka lootust, et ka linna peal liigub, seega sõbrad, paneme kohe häppi tööle ja alustame oma tööpäeva. Nii et ühinege. Sõbrad, meid on juba 500. Minu jaoks on see väga ulmeline number. Ma mäletan, kui ma tundsin rõõmu selle üle, et mul on 50 subscriberit. Siis üks hetk oli 75, mõtlesin, et see on ulme. Siis jõudis kätte aeg, kus mul oli 250. Ja siis ma olin kindel, et kõik see on lagi. Siin ei ole muud võimalust. Siit rohkem midagi kasva ja järsku nüüd meid on juba üle 500. Sõbrad, kõik tänu teile. Ma tänan, et te vaatate neid videosid. Iga teie subscribe'imine, vaatamine, kommentaar. Kõik tõstab, kõik motiveerib mind tegema uusi videosid. Seega sõbrad, ärge häbenege, pange like ja subscribe'ige, kes pole veel seda teinud. Nii et kõik see toimib ainult tänu teile. Nii et tänud. No ega ei läingi Yandexiga kaua, kui tuli esimene maksmise probleem. Tüüp kandis mulle isiklikule arvele 770 sõidu eest, lühike sõit. Päris mõnus. Aga kell hakkab saama isegi 15 minutit on veel. 45 minutit olen teinud tööd, on juba 16-17 eurot on juba meie arvel. Pole paha. Kui poleks veel raisanud siin mingi 3-4 minutit selle mehega, siis oleks veel parem. Aga mis ma üritan praegu täis teha 25 sõitu. 25 sõitu tahaks täis teha, saaks 40 eurot juurde, poleks üldse paha ühe öö kohta. Ma ei usu muidugi, et öösel see tehtud saab, aga kurat seda teab, äkki siiski õnnestub. Tundub, et aeg on liikuda kesklinna. Nagu ma juba rääkisin, siis ma sõidan Yandexit täna ja see on suhteliselt põnev. Yandex on alati siuke põnev teema, no. Mul on olnud 4 tellimust, olen teinud juba tunni ajaga ja 2 neist on mingid probleemid maksmisega. Üks tegi mulle ülekannet, sealt tükk aega ei suutnud teha ja siis neiu, ma ei tea, kas see on probleem või mitte, aga 5-eurone sõit maksab mulle 50-sega ja eeldab, et mul on tagasi anda. Õnneks mul seekord oli tagasi anda, aga sellise tempoga mul saab sulara otsa. Mul on 4 sõitu ja 1 olnud kaardiga. Ei ole, ühtegi pole kaardiga olnud. Kõik on olnud niimoodi, et 1 on kaardiga olnud ja see muutis ka sularahaks ära. Nii et võt sellised lood on päris põnev. Nii, aga praegu liigume lennujaama, sealt tuleb keegi peale võtta ja meile makstakse hetke seisuga 6 eurot juurde. Loodan, et tuleb samuti lühikene ots, tahaks teha võimalikult palju lühikesi hea hinnaga. Seda kiirimini saame ka oma eesmärgi täis 25 sõitu. Nii et liigume lennujaama. Police stay on play. We can have
kaardiga. Oot selline summa ka Yandexis. Selle summa poolest võiks arvata, et ma tõin Tartust kellegi Tallinnasse, teades neid Yandeksi hindasid. Aga ei, tulime kõigest, kurat, kus ma tulin? Laagrist. No nii, kus ma olen praegu? Laagrist sõitsin siia. Jumma joole. Kohe ütleme, mis tänav see on. Ühesõnaga Lesta tänaval, vaadake ise, kus see asub. Et ma praegu siin, vaadake ise, kus see asub. Ei tule praegu meelde, kuidas see koht on. Aga jah, siit nüüd tuleb kiiremalt jehhaid tõmmata kesklinna tagasi. Mind on ikka korralikult ära visanud kaugele. Nii et koos põhja ja kesklinna suunas. Nii seisma ei jää, tellimusi tuleb järjest kogu aeg sisse. Jõudsime Lasnamäele omadega mingi 8 euro eest, anti kümpa, jõtsi saime 2 eurot, ei ole üldse paha ja kohe siit samast ka tellimus küll ilma koefitsendita. Aga kes teab, äkki on 2 varianti, kas on lühike või on tagasi kesklinna, mulle sobivad mõlemad. Kui tuleb pikk sõit, siis on muidugi jama. Eks me saame kohe teada. See tellimus ka tehtud, aga ma olen omadega paraperses ja mind viskab veel kaugemale, ma kohe tunnen seda. Ja. Viimsis hakkame nüüd ringi sõitma, sest tundub, et Viimsi rahvas tahab liikuda, aga taksosid pole. Nii et, mis seal ikka? Aitame inimese hädast välja ja proovime endale teenida ka pappi. Selle sõidu eest praegu meile makstakse 6 eurot juurde. Armastan Yandexit. Ma saa aru, me oleme Viimsis reis, kus inimeste pappi peaks olema muda reis. Mulle makstakse 13 arvet münti. Aga mündid on ka raha on raha. Kuidagi niimoodi. Ma tahan juba siit Viimsist jahhaid tõmmata vaikselt. Ma ei tea, kas te näete. Tõi 3,60 mulle juurde veel. Siin on muidugi sitaks rohkem reis. Ma ei tea, kui palju siin on. Ma küll lugeda ei viitsi, aga siin on kindlasti rohkem. Ma arvan, mingi 7-8 eurot reis. Kuhu need mündid nüüd panna reis? Mina ei tea reis. Ma neid siin autos küll laiali ei taha visata. Perse reis. Lähevad vist taskusse mulle reis. Juba kukuvad. Paneme taskusse ära. Pärast kodus on hea võtta. Võtame kätte reis. Hea küll. Kõik on makstud, kõik on super. Jättis veel ma ei saa aru, kuidas see käib. Keegi jättis mulle veel jootraha, aga ma arvan, et see ei olnud see. No nii, sõbrad, 10 tellimust tehtud, 80 eurot on ees. Ma arvan, et aeg on praegu kodu poole tõmmata ja jätkata homme. Mis te arvate sellest? Nii et homme näeme. Ja sõbrad, ongi päev kätte jõudnud. Kell on meil 2:30 ja ma olen juba paar tellimust teinud siin Yandexiga, üritan ikka veel seda 25 täis saada. Hetke seisuga on mul tehtud 14 tellimust ja summat nägite ka seal. Täitsa siuke rahulik, mõnus, olen jõudnud siia sadamasse praegu. Sealt taga on mingid pilved tulemas ja siin on mingi uus teema, mingi iglupark. Kellel aega on, sattuge siia, astuge läbi. Aga jah, sõbrad, selline päev meil algab ja proovime ikkagi täna teha täis 25 tellimust. No nii, 8 tellimust on vaja veel teha. Aga nüüd on rõõmsam teha, sest me asume sellises tsoonis nagu garanteeritud hind 7-10. Seega praegu on ka tellimus käsile, mis on ilma kordajata
aga rõõmustab see, et on garanteeritud hind. Nii et vaatame, ma veel ei tea, palju see sõit läheb maksma, läheme Koplisse siit samast Mustamäelt. Vaatame, mis see hinnaks tuleb. Nii, me jõudsime nüüd Balti jaama ja hind oli muidugi ulmeliselt väike, 4 eurot, vaatame, kas meile juurde ka makstakse, aga praegu seisuga üritan jõuda siin Balti jaama tsooni, kus on 5,80 garanteeritud hind. Enne seda on äpp väljas. Kohe peaks jõudma sinna tsooni ja siis on juba siis juba võib tagasi liinile minna. Ma ei näe muud pointi seda Yandexit siin. Ai, valus. Jah, ei näe muud pointi seda Yandexit siin kihutada, ilma et oleks mingid juurde maksmised. Praegune sõitki oli 8 kilomeetrit 4 eurot. Võiks arvata, et 50 senti per kilomeeter, aga no eks päris nii ei ole. Tead, et mehed arvutavad teile välja, et see päris selline summa ei olnud. Te ei tea, kas see on nüüd mingi uus nipp siin Yandexi kasutajatel või mitte, et maksta 3 euroseid sõite 50-sega. Ilmselgelt 2,50 tuleb siis, no ei ole lihtsalt palju seda nii-öelda tagasi mis raha mul ikka olema peab. See sotti hoidma peenikeses, et saaks iga ühele, kes tuleb nüüd 50 tagasi maksta. Aga mul on üks mõte nendega võitlemiseks. On mul üks purk, kus mul on hästi palju 20 sendiseid ja 50 sendiseid ja peaks endale ühe sellise kotikese tegema, kus kui antakse 50-sega, siis annad talle münte tagasi reisk. Kas ikka saab õpetatud inimesi või ei saa, et kuradi, sa ei saa taksosõidu eest maksta kuradi ma 50-sega, kui su sõit on 30 sõnadega, et 50 on ju raha. Ma saan aru, et see on raha, aga no jopt või matt, mul ei ole ju tagasi anda reis. Aga ei, ma teen selle pulli ära reis. Valmistan ette ühe väikse kotikese müntidega reis. Eile oli ka üks naine, kes sõitis kuradi Viru ringilt kuradi ma Stockmannisse 2,50 arve maksab mulle 50-sega. Mis kurat, ma ütlen, see ajab närvine. Aga ei midagi. Muudame, teeme selle asja põnevaks. Sõbrad, on ka see aeg kätte jõudnud, kus ma korraldan kohtumise minuga. Kus see toimub, millal see toimub, seda kõike saab teada minu kanalist, Telegram kanalist, mille leiate kas siit lühikirjeldusest või siis väike abi tuleb ka siia praegu ülesse. Sõbrad, jah, teeme kohtumise, saame rääkida, võib-olla kellelgi on mingid küsimusi, neid kõike saab esitada, hea meelega vastan neile. Ja sõbrad, aga enne kui te otsustate, kas tulete või ei tule, siis arvestage sellega, et kindlasti seal toimub filmimine. Nii et selle asjaoluga peate arvestama, et ma teen ka väikse filmimise. Nii et sõbrad, kellel on soovi minuga kohtuda, olete oodatud minu kanalisse ja sealt saate info. No nii, olen mõnusad Soone peal praegu. Istun siin Lasnamäel ja õnneks viskab siin mingi 2-3 kilomeetriseid otsi ja siis saab võt selliseid rahasid. Mis see kilometraaž siin oli? Kirjutab ka kuskil või? Säästuklass, ularaha. Siin kahjuks ei kirjuta, aga lühikesed otsad, mingi 2-3 kilomeetrit. Siin oli ka 2-3 kilomeetrit, kõik 8,20. Jumalast mõnus. Teeb kiirelt ära ja saab normaalse papi. Ja hetkelgi oleme siin tsoonis. No nii, mis suga juhtus? Üks hetk. Olen ka praegu siin mõnus tsoonis, kus on 7,20 on garanteeritud. Ootame siit veel ühe tellimuse ja siis hakkab küll juba lähenema 10-le. No nii, sõbrad, saigi läbi, 40 sõitu on tehtud. Tänane vahetus on otsas, mina olen juba kodu poole teel, juba kodu ees, seega sõbrad,
40 sõitu on ilusti tähendab 25 sõitu, 40 eurot on ilusti tehtud. Ja palju siis õnnestus teenida? Teenida meil õnnestus 131 eurot, põhimõtteliselt 132. Sõbrad, selline see sai olema see 500 subscriberi video. Ma tänan, et vaatasite, kui teile kõik meeldis, pange like. Kui miski ei meeldinud, saan aru, ma olen veel algaja sel alal, pange dislike. Ärge unustage ka subscribe ida, sõbrad. Ja kui te tahate näha, et kuidas ma sõitsin Tartus GTR-iga, siis see video on siin. Nii et sõbrad, kindlasti vaadake ka seda videot. Aga ma tänan teid ja järgmise kohtumiseni.